Oodatud kevadilmad on kohal ja paljudes kohtades kääriti täna enne homset talgupäeva käised ülesse ja lasti rihadel vilkalt käia. Ehkki Nõmmel on individuaalmajad ja koduümbrus hoitakse korras, ei tähenda see, et nõmmekad talgutel kaasa ei lööks. Nii graniitkillustikku veel talvest on vaja kokku korjata ja kuigi elanikud on juba punased lehekotid okaste ja lehtedega täitnud, siis ka riisumist veel jagub. Ja nii mõneski kohas kahjuks ka prügi on vaja metsa alt või järve äärest koristada. Linnaosavalitsus on talgulis ikka toetanud töövahendite kinnaste ja prügikottidega. Raku lasteaia mudilased Nõmmel olid nii tublid, et nemad tegid talgud juba ette ära. Puhtaks sai lasteaia territoorium ja ka ümbruskond. Mudilastele töö meeldis. Oldi lahkesti nõus muljeid jagama. Laste sõnum on lihtne. Kõik me peaksime rohkem koristama. Mulle meeldib väga koristada. Ja siis on loomadel hea ja maakerel on ka hea ja ta on rõõmus. Aga mida kõige enam koristamisel leiti, siin peaksime meie täiskasvanud küll punastama. Kõige rohkem oli suitsukonnisi. Aga kilekotte ka leidsite? Jaa. Ma leidsin veel ühe metalli ja palju kilekotte. Mingisugused kilekotte ja suuri prahta. Mida ütleb väike Johanna neile, kes ikka prahti maha viskavad ega vii seda prügikasti? Et see on väga inetu, et loodus võib ära surra. Kristiines toimusid eeltalgud mitmes kohas. Meie tabasime talgulised Alajaama tänaval. Käib töö ja vile koos, kääri käised üles. Kuidas läheb? Läheb väga hästi, et meil Kristiine linnaosavalitsuses on tegelikult traditsiooniks. Teeme ära puhul siis koristada mõni asum ja täna me oleme siin järve asumis, et see raudtee ümbrus ilusti puhtaks teha ja ikka siin seda risu ja lehti ikka on. Homme on kõigil tallinlastel võimalik suurtel talgutel kaasa lüüa. Linn peab saama puhtaks.